Kas tead, mis keeles õitseb lapse areng kõige paremini? Mina olen Maiki Vanahans ning ma olen peatüki Kodu ja lasteaia roll teise keele omandamisel autor. Selles peatükis ma avan, kuidas kodu ja lasteaia koostöö mõjutab lapse keeleõpet. Üks olulisemaid mõtteid peatükis on see, et kodune keeleoskus on teise keele omandamise alustala. Kui vanemad toetavad lapse emakeele arengut, loob see tugeva vundamendi ka eesti keele õppimiseks. Sageli arvatakse, et kodus peaks rääkima ainult eesti keeles, kuid uuringud näitavad vastupidist. Lapse emakeele hoidmine aitab kaasa mõlema keele arengule. Peatükis selgitan, miks ei tohiks vanemalt nõuda koduse keele muutmist, vaid hoopis julgustada teda oma lapsega emakeeles suhtlema, lugema ja mängima. See teema on oluline, sest keeleõpe ei toimu ainult rühmaruumis. See algab kodust. Peatükist saad veel teada, kuidas õpetajad saavad vanemaid kaasata, millised on koostöö takistused ja kuidas neid ületada. Vaata näiteid, strateegiaid ja soovitusi, mis aitavad luua toetava keelekeskkonna nii kodus kui lasteaias. Koos tegutsedes loome lapsele tugeva keelelise ja kultuurilise vundamendi. Loe peatükist, kuidas seda päriselt saavutada.